Kujutage ette ruumi, kus laud on kaetud tuhandete lehtedega. Igaüks neist kannab nime. Igaüks neist on kellegi elu. Aga te ei saa neid lugeda. Seadus keelab. Eesti Vabariigi seadus, mille võttis vastu demokraatlikult valitud parlament 1995 aastal, ütleb, need nimed on riigisaladus. Igaveseks. 1153 inimest, kes töötasid Nõukogude Liidu riikliku julgeolekukomitee heaks okupeeritud Eestis, said garantii, teie minevikku ei avalikustata kunagi. Mitte kunagi. Aga miks? Miks riik, mis just oli vabanenud 50 aasta pikkusest okupatsioonist, otsustas kaitsta neid, kes seda okupatsiooni aitasid säilitada? Mees, kes istus 14 aastat Nõukogude vangilaagrites, sest keeldus vaikimast, seisis Riigikogu saalis ja küsis seda küsimust korduvalt. Enn Tarto ei saanud kunagi vastust. Või täpsemalt, ta sai vastuse, aga see vastus oli alati sama, ei. Täna me uurime, miks Eesti riik valis vaikimise, kui tõde oli käeulatuses. Ja keda see vaikimine tegelikult kaitses? Pagari tänav, Tallinna süda, 1990 aasta talv. Maja number 6, hall Nõukogude administratiivhoone, mille akendest paistab suits. Mitte tavaline suits, vaid must, paks, lämbunud. Inimesed tänaval peatuvad, vaatavad üles. Keegi ei tea täpselt, mis seal sees toimub, aga kõik tunnevad, midagi lõpeb. See hoone on Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riikliku julgeolekukomitee peamaja. Ja seal, 4. korrusel, põlevad ahjus dokumendid. Mitte juhuslikud paberid, vaid toimikud. Agenditoimikud. Informatsioonitoimikud. Kogu see süsteem, mis 50 aasta jooksul hoidis Eestit kontrolli all, muutub tuhaks. Hiljem, kui Eesti on juba taasiseseisvunud, räägib üks endine töötaja ajakirjanikele, ahjud olid ülekoormatud. Me ei jõudnud kõike põletada. Osa dokumente pakkisime kastidesse ja saatsime rongidega Venemaale. Uljanovskisse, Moskvasse. Kõige olulisemad nimed, kõige väärtuslikumad agendid, need ei tohtinud jääda. Aga mis jäi? Mis jäi sellesse halli, suitsutäis majja, mille võtmed anti 1991. aasta detsembris üle Eesti Vabariigi esindajatele? Rein Sillar, viimane esimees Eestis, seisab Pagari tänava hoone ees. Tema käes on võtmekimp. Vastas seisavad Eesti ametnikud, kes peaksid selle maja üle võtma. Sillar naeratab. Hiljem, aastaid hiljem, ütleb ta intervjuus, nad arvasid, et saavad kätte mingid salajased arhiivid. Aga seal ei olnud midagi. Tühjad kapid. Paberitükid. Mõned töötoimikud, mis ei tähenda midagi. Kas ta valetab? Või ütleb ta tõtt? Eesti riik ei tea. Sest tõelised arhiivid on Venemaal. Ja Venemaa ei avalda neid kunagi. Aga midagi siiski jäi. Mitte täielikud toimikud, vaid killud. Agendikaardid, mis leiti juhuslikult ühest keldrist. Registrid, kus on nimed ja koodid. Piisavalt, et teada, need inimesed töötasid ka heaks. Aga mitte piisavalt, et mõista, miks nad seda tegid, mida nad täpselt tegid, kui kaua nad seda tegid. Killud. Ja nendest kildudest pidi Eesti riik ehitama tõe. 1992 aasta veebruar. Riigikogu võtab vastu seaduse, mida kutsutakse süümevande seaduseks. Iga inimene, kes tahab kandideerida Riigikogu või kohalike omavalitsuste valimistel, peab andma kirjaliku vande, ma ei ole olnud Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite teenistuses ega teinud nendega koostööd. Lihtne, selge, arusaadav. Aga kuidas kontrollida? Kuidas teada, kas inimene valetab või ütleb tõtt, kui arhiivid on Venemaal või tuhaks põletatud? Eesti riik seisab silmitsi paradoksiga. Nad tahavad puhastada poliitikat, aga neil ei ole tööriistu selle kontrollimiseks. Ja siis tuleb idee. Mitte karistada, vaid pakkuda võimalust. Võimalust tunnistada. 1995. aastal veebruaris võtab Riigikogu vastu uue seaduse, KGB-agentide arvelevõtmise ja avalikustamise seadus. Seadus ütleb, kui sa töötasid KGB heaks, on sul aega kuni 1. aprill 1996 aastal. Tule Kaitsepolitseiameti, kapo juurde. Tunnista üles. Ja me ei avalikusta sinu nime. Kunagi. Aga miks?
Miks riik, mis just oli pääsenud okupatsioonist, lubas neile, kes seda okupatsiooni aitasid, anonüümsust? Jüri Pihl, kapo esimene peadirektor, selgitab, me pidime teadma, kes nad on, sest kui me ei tea, siis teab Venemaa. Ja Venemaa võib neid šantažeerida. Aga kui nad tulevad meile, räägivad ausalt, siis me teame. Ja me saame neid kaitsta. See on riiklik pragmaatika. Mitte õiglus, vaid julgeolek. Mitte karistus, vaid kontroll. Aga paljud ei nõustu. M. Tarto, mees, kes istus 14 aastat vangis, sest keeldus KGB-le alla andmast, seisab Riigikogu saalis ja ütleb, see ei ole kaitse. See on pettus. Venemaal on originaalarhiivid. Nad teavad täpselt, kes on kes. Salastamine ei kaitse neid Venemaa šantaaži eest. See kaitseb neid Eesti rahva viha eest. Ja teeb nad Venemaale ideaalseks sihtmärgiks, sest neil on, mida varjata. See on loogiline paradoks, mis lõhestab Eesti ühiskonda tänaseni. Kas salastamine oli kaitse või katmine? 1. aprill 1996 aastal. Tähtaeg. Kapo peamaja Tallinnas. Inimesed tulevad. Üks hommikul, teine pärastlõunal, kolmas hiljaõhtul. Mõned nutavad. Mõned on vihased. Mõned on ükskõiksed. Nad istuvad ruumis, kus on laud, 2 tooli, diktofon. Kapo ametnik küsib, rääkige. Ja nad räägivad. Üks endine kultuuritegelane ütleb, ma ei teinud midagi halba. Ma andsin infot, jah, aga ma päästsin Eesti kultuuri. Kui ma poleks koostööd teinud, oleksid nad saatnud siia Venemaalt kellegi teise. Kellegi hullem. Teine, endine üliõpilane, ütleb, nad ähvardasid mind. Ütlesid, et kui ma ei tööta nendega, siis mu ema kaotab töö. Ma olin 20 aastat vana. Ma ei teadnud, mida teha. Kolmas, endine ametnik, ei ütle midagi. Ta lihtsalt allkirjastab paberid ja lahkub. Kokku tuleb 1153 inimest. 1153 nime, mis muutuvad riigisaladuseks. Igaveseks. Aga kes nad on? Millised nimed on sellel nimekirjal, mida me ei saa kunagi näha? See on küsimus, mis kummitab Eestit 30 aastat. M. Tarto väidab, seal on poliitikuid. Seal on kohtunikke. Seal on ärinimesi, kes juhtisid Eesti erastamist 90ndate alguses. Seal on inimesi, kes istuvad täna võimupositsioonidel ja teevad otsuseid meie kõigi tuleviku üle. Kas ta on õigus? Me ei tea. Kapo ei kommenteeri. Seadus keelab. Aga vihjed on 1999. aastal ilmub ajalehes lugu, kus anonüümne allikas väidab, üks endine peaminister on sellel nimekirjal. Nimi ei avalikustata. Tõendeid ei esitata. Aga kuulujutt levib. Teine lugu räägib pankurist, kes ehitas 90ndate alguses ühe Eesti suurima panga. Keegi väidab, et tema nimi on samuti seal. Jälle ei tõendeid, ei nimesid. Ainult kuulujutud. Aga need kuulujutud on piisavad, et tekitada kahtlus. Kahtlus, et Eesti uus eliit ehitati inimeste peale, kes teenisid vana süsteemi. 1997. aasta veebruar. Riigi Teataja lisa. Ametlik väljaanne, kus avaldatakse seadused ja määrused. Seekord ilmub sinna nimekiri. Esimene nimekiri inimestest, kes töötasid KGB heaks, aga ei tulnud vabatahtlikult üles tunnistama. Need on need, kelle koostöö suudeti dokumentaalselt tõestada, aga kes ei kasutanud võimalust end üles anda. Nimekirjas on alla 1000 nime. Enamik neist on tundmatud. Väikesed inimesed. Konspiratiivkorterite omanikud, kes andsid oma võtmed KGB-le, teadmata täpselt, milleks. Reainformaatorid, kes andsid teavet naabrite kohta. Üks nimi on vanaproua, kes elas Nõmmel ja andis oma korteri kasutada ka kohtumisteks. Teine on endine tehase töötaja, kes informeeris oma kolleegide kohta. Kolmas on üliõpilane, kes rääkis oma õppejõududest. Väikesed kalad. Aga kus on suured? Kus on need, kes juhtisid agentuure, kes värbasid teisi, kes said KGB-lt palka ja autosid? M. Tarto ei anna alla. Ta esitab Riigikogule eelnõu. Eelnõu, mis muudaks seadust. Eelnõu, mis ütleb, avalikustame kõik nimed. Ka need 1153, kes end üles andsid. Sest tõde on tõde.
Sest õiglus on õiglus. Sest ohvrid, kes kannatavad tänaseni, väärivad teada, kes neid reetis. Riigikogu hääletab. Eelnõu kukub läbi. Tarto esitab uue eelnõu. Jälle läbikukkumine. 3. kord. 4. kord. Iga kord sama tulemus. Ei. Miks? Miks parlament keeldub avamast tõde? Ametlik selgitus on alati sama, me peame kaitsma neid inimesi Venemaa šantaaži eest. Me peame hoidma ühiskondlikku rahu. Me ei tohi tekitada nõiajahti. Aga Tarto ei usu. Ta ütleb, nad kaitsevad iseennast. Või oma sõpru. Või oma äripartnereid. Seal, selles salajases nimekirjas, on inimesi, kes istuvad täna selles saalis. Ja nad hääletavad selle vastu, et nende nimed avalikustataks. Kas ta on õigus? Me ei tea. Aga on fakt, mida ei saa eitada. Eesti on ainus Balti riik, kus KGB-agentide nimed on nii rangelt kaitstud. Lätis avaldati kõik nimed avalikult. Leedus samuti. Poolas, Tšehhis, Slovakkias, kõikjal, kus kommunistlik režiim langes, avati arhiivid. Mitte täielikult, mitte ilma probleemideta, aga avati. Eestis mitte. Eestis on 1153 nime, mis on riigisaladus. Ja see saladus kestab juba 30 aastat. Miks? Üks teooria ütleb, sest Eesti uus eliit ehitati kiiresti. 90ndate alguses, kui riik oli kaoses, kui majandus lagunes, kui vaja oli inimesi, kes teavad, kuidas süsteem töötab, võeti tööle need, kes olid olnud süsteemis. Endised partei töötajad said ärijuhtideks. Endised nomenklatura liikmed said poliitikuteks. Ja mõned neist olid ka informaatorid. Mitte kõik, aga mõned. Ja kui nende nimed oleks avalikustatud, oleks see hävitanud Eesti uue eliidi. Oleks tekkinud kaos. Oleks olnud võimatu juhtida riiki. Teine teooria on veel tumedam. See ütleb, KGB jättis meelega Eestisse maha võltsitud dokumente. Dokumente, kus on nimed, aga need nimed on osaliselt valed. Variagendid inimesed, keda KGB kasutas katteloona, et kaitsta tõelisi agente. Kui Eesti oleks avalikustanud kõik nimed, oleks see tähendanud, et süütud inimesed oleks risti löödud, samas kui tõelised profid jäid varju. See on klassikaline KGB taktika. Mürgitatud kaev. Ja kapo teadis seda. Seepärast nad otsustasid salastada. Mitte et kaitsta süüdlasi, vaid et kaitsta süütuid. Aga kas see on tõsi? Või on see lihtsalt mugav selgitus, et õigustada vaikimist? 3. teooria on kõige tsüünilisem. See ütleb, kapo värvas need 1153 inimest topeltagentideks. Eesti noor luure vajas allikaid. Vajas inimesi, kes teavad, kuidas Venemaa luure töötab. Ja kes sobib selleks paremini kui endised KGB-agendid. Neile pakuti diili, teie nimed jäävad saladuseks, aga nüüdsest töötate te Eesti Vabariigi heaks. See on luuremaailma tavapärane praktika. Iga luureagentuur teeb seda. Aga kui see on tõsi, siis avalikustamine oleks hävitanud Eesti enda vastuluure võimekuse. Oleks paljastanud, kes töötab kapo heaks. Oleks teinud nad Venemaale nähtavaks. Seepärast vaikimine. Seepärast saladus. Aga jälle, kas see on tõsi? Või on see lihtsalt teooria? M. Tarto suri 2017 aastal. Ta ei saanud kunagi vastust oma küsimusele. Ta ei näinud kunagi neid nimesid, mida ta tahtis näha. Tema matustel ütles üks endine kaasvangi, N võitles kogu oma elu tõe eest. Aga Eesti riik otsustas, et mõned tõed on liiga ohtlikud, et neid öelda. Kas ta on õigus? Kas on tõdesid, mida ei tohiks öelda? Või on tõde alati väärtuslikum kui rahu? See on küsimus, millele igaüks meist peab ise vastama. Aga faktid on faktid. 1153 inimest said garantii, et nende minevik jääb saladuseks. Igaveseks. Ja Eesti riik otsustas, et see on õige. Kas see oli kaitse või kattumine? Kas see oli pragmaatika või pettumus? Me ei tea. Sest need nimed on lukus. Ja võti on heidetud ära. Samal ajal, kui Eesti parlament arutas, kas avalikustada või mitte avalikustada, toimus midagi muud. Midagi, millest avalikkus ei teadnud.
Kapo arhiivides, nende killudes, mis jäid alles pärast dokumentide hävitamist, oli üks eriline toimik. Toimik, mis kandis koodnime Öökull. See toimik ei olnud tavalise agendi toimik. See oli operatsioonitoimik. Operatsioon, mis algas 1986 aastal ja kestis kuni 1991 aastani. 5 aastat. Ja selle operatsiooni eesmärk oli üks, infiltreerida Eesti rahvusliku liikumise juhtkonda. Mitte lihtsalt jälgida, vaid juhtida. Mitte lihtsalt kuulata, vaid mõjutada. Öökull oli ka katse kontrollida Eesti iseseisvumisliikumist seestpoolt. Toimikus on nimesid. Mitte kõik nimed on loetavad, sest osa lehekülgi on kahjustatud. Aga need, mis on loetavad, on šokeerivad. Üks neist nimedest on inimene, kes oli 1988. aastal Rahvarinde üks asutajaid. Teine nimi on inimene, kes kirjutas Eesti iseseisvusdeklaratsiooni esimese mustandi. Kolmas nimi on inimene, kes oli 1991. aastal Eesti esimese vabalt valitud valitsuse liige. Kas need nimed on tõesed? Kas need inimesed tõesti töötasid ka heaks? Või on see ka viimane mäng jätta maha dokumendid, mis hävitavad Eesti kangelaste mainega pärast surma? Kapo ei kommenteeri. Toimik on salastatud. Aga keegi, kes on seda näinud, ütleb, kui see avalikustataks, ei usuks enam keegi Eesti iseseisvumise loole. Inimesed arvaksid, et kogu see liikumine oli KB lavastus. Aga kas see on võimalik? Kas KB võis tõesti kontrollida liikumist, mis viis Eesti iseseisvumiseni? Ajaloolased ütlevad, osaliselt jah. KB teadis, et Nõukogude Liit on nõrgenemas. Nad teadsid, et Eesti rahvuslik liikumine kasvab. Ja nad üritasid seda juhtida. Mitte peatada, see oli võimatu, vaid juhtida. Suunata seda suunda, mis oleks Moskvale vähem ohtlik. Näiteks, mitte täielik iseseisvus, vaid autonoomia Nõukogude Liidu raames. Või iseseisvus, aga ilma NATO-ta, ilma Euroopa Liiduta. KB mängis pikka mängu. Aga nad kaotasid. Sest ajalugu läks kiiremini, kui nad arvasid. Nõukogude Liit lagunes kiiremini, kui keegi ootas. Ja Eesti sai iseseisvaks enne, kui KB jõudis oma plaani lõpuni viia. Aga jäljed jäid. Ja need jäljed on Öökull toimikus. Kas need jäljed on tõesed? Üks endine KB ohvitser, kes põgenes Eestis 1991. aastal ja elab nüüd Venemaal, ütleb intervjuus, jah, meil oli agente Rahvarinde sees. Meil oli agente valitsuse sees. Aga nad ei olnud need, kes tegid otsuseid. Nad olid need, kes andsid meile infot. Ja vahel, väga harva, nad üritasid mõjutada. Aga enamasti nad lihtsalt vaatasid ja raporteerisid. Sest me teadsime, et me ei saa seda peatada. Me lihtsalt tahtsime teada, mis juhtub. Aga kas teda saab uskuda? Kas endine KB ohvitser ütleb tõtt? Või üritab ta kaitsta oma endisi agente, kes elavad täna Eestis ja kellel on, mida kaotada? Tarto teadis Öökull toimikust. Keegi kapost rääkis talle sellest mitteametlikult. Ja Tarto üritas seda avalikustada. Ta esitas Riigikogule küsimuse, kas on tõsi, et KB operatsioon nimega Öökullgi infiltreeris Eesti iseseisvumisliikumist. Vastus oli, see teave on salastatud. Tarto ei andnud alla. Ta rääkis sellest ajakirjanikele. Aga ajakirjanikud ei saanud seda avaldada, sest neil ei olnud tõendeid. Ainult Tarto sõna. Ja Tarto sõna oli paljudele piisav, aga seaduslikult see ei olnud tõend. Seega lugu jäi varju. See ei tähenda, et Eesti iseseisvumine oli vale. See ei tähenda, et need, kes võitlesid vabaduse eest, olid petturid. See tähendab ainult, et ajalugu on keeruline. Et KB üritas mängida mängu, mida nad lõpuks kaotasid. Aga mängujäljed on alles. Ja need jäljed on salastatud. Sest Eesti riik otsustas, et mõned tõed on liiga keerulised, et neid avalikkusele öelda. Liiga keerulised, sest nad lõhestaksid ühiskonda. Liiga keerulised, sest nad hävitaksid usalduse nende vastu, kes ehitasid Eesti riiki. Aga kas see on õige? Kas tõde võib olla liiga keeruline? Või on vaikimine alati hullem kui tõde? On veel üks kiht, mida me ei ole puudutanud. Kiht, mis on isegi tumedam kui Öökull.
See on küsimus, kes täpselt otsustas, et need 1153 nime jäävad saladuseks. Kes istus selle laua taga, kus see otsus tehti? Ja mis olid nende motiivid? Ametlikult oli see Riigikogu otsus. Seadus võeti vastu demokraatlikult. Aga seaduse taga on alati inimesed. Ja need inimesed on huvid. 1995. aastal, kui seadus arutati, oli Riigikogus 111 liiget. Kes neist hääletasid selle poolt? Kes vastu? Ja mis olid nende argumendid? Protokollid on avalikud. Aga need on kuivad. Seal on kirjas, liigeks ütles, me peame kaitsma riigi julgeolekut. Liigei ütles, me peame andma inimestele võimaluse alustada puhtalt lehelt. Aga seal ei ole kirjas, mida nad mõtlesid. Mida nad tundsid. Mida nad kartsid. Üks endine Riigikogu liige, kes soovis jääda anonüümseks, ütleb täna, seal oli hirm. Hirm, et kui me avalikustame kõik nimed, siis tuleb välja, et pooled meist on sellel nimekirjal. Mitte seetõttu, et me olime tõelised agendid, vaid seetõttu, et KP pani kõigi meie nimed kuhugi paberile. Ja siis me oleksime pidanud tõestama, et me ei ole süüdi. Aga kuidas sa tõestad, et sa ei ole süüdi, kui dokument ütleb, et sa oled? See on teine paradoks. KP-süsteem oli üles ehitatud nii, et igaüks võis olla kahtluse all. Igaüks, kes rääkis KP-ohvitseriga, võis olla registreeritud kui kontakt. Igaüks, kes andis mingit infot, isegi süütut, võis olla märgitud kui informaator. Ja siis, aastakümneid hiljem, kui need dokumendid tulid välja, ei olnud konteksti. Ei olnud selgitust. Ainult nimi ja kood. Ja inimene pidi tõestama, et ta ei ole see, kellena dokument teda näitab. Aga kuidas sa tõestad oma süütust, kui süüdistaja on juba surnud ja arhiivid on killustatud? See on võimatu. Seepärast salastamine. Seepärast kaitse. Mitte et kaitsta süüdlasi, vaid et kaitsta neid, kes võivad olla süütud, aga keda dokumendid näitavad süüdlastena. Aga Enn Tarto ei nõustunud. Ta ütles, kui sa oled süütu, siis tule välja ja selgita. Aga kui sa ei tule, siis sa oled süüdi. Vaikimine on tunnistus. See on range loogika. Aga kas see on õiglane? Üks endine dissident, kes istus koos Tartoga vangis, ütleb, Enn oli kangelane. Aga ta ei mõistnud, et mitte kõik on kangelased. Mõned inimesed tegid vigu. Mõned inimesed olid nõrgad. Aga see ei tähenda, et nad on kurjategijad. Ja kui me oleksime avalikustanud kõik nimed, siis me oleksime hävitanud neid inimesi. Ja nende perekondi. Ja nende lapsi. Kas see on õiglus? See on küsimus, millele ei ole lihtsat vastust. Sest õiglus on keeruline. Õiglus ohvrite jaoks tähendab tõde. Tõde selle kohta, kes neid reetis. Kes andis KP-le infot, mis viis nende vahistamiseni, nende peksmiseni, nende vangistamiseni. Aga õiglus nende jaoks, kes tegid vigu, tähendab andestust. Võimalust elada edasi ilma, et minevik neid hävitaks. Ja Eesti riik valis andestuse. Valis võimaluse. Valis vaikimise. Aga kas see oli õige valik? Või oli see lihtsalt mugav valik? Üks fakt on kindel, need 1153 inimest, kes tulid vabatahtlikult üles tunnistama, said midagi, mida ohvrid ei saanud kunagi. Nad said rahu. Nad said jätkata oma elu ilma hirmuta, et nende minevik tuleb välja. Nad said elada vabas Eestis, samal ajal kui nende ohvrid, nagu Enn Tarto, kandsid oma vanglaaja arme kuni surmani. Kas see on õiglane? Ei. Aga kas see on praktiline? Jah. Sest Eesti riik valis stabiilsuse üle õigluse. Valis tuleviku üle mineviku. Valis vaikimise üle tõe. Ja see valik kestab tänaseni. Aga lugu ei lõpe. Sest iga salastatud dokument on pomm, mis võib plahvatada. Iga salastatud nimi on küsimus, mis ootab vastust. Ja iga põlvkond küsib uuesti, miks? Miks me ei tea? Miks meilt varjatakse? Ja kunagi, võib-olla mitte homme, võib-olla mitte järgmisel aastal, aga kunagi, need nimed tulevad välja. Kas seaduse kaudu või lekke kaudu või lihtsalt aja kaudu, kui kõik, kes on sellel nimekirjal, on surnud. Ja siis me teame. Siis me näeme. Ja siis me mõistame, kas Eesti riik tegi õige valiku või mitte. Aga kuni selle ajani me elame küsimustega.
Küsimustega, millele ei ole vastuseid. Küsimustega, mis kummitavad meid iga kord, kui me mõtleme oma ajaloole. Kes olid need 1153? Ja miks me ei tohi seda teada? 1996. aasta aprill. Tähtaeg on möödas. Kapo peamajas Tallinnas sulguvad uksed. 1153 inimest on tulnud. Ülejäänud, need, kes ei tulnud, jäävad ootama. Ootama, et kas kapo leiab nende kohta tõendeid. Aga seal, nende suletud uste taga, toimub midagi, millest avalikkus ei tea. Toimub midagi, mis muudab kogu selle mängu reegleid. Üks neist 1153 inimesest, kes tuli üles tunnistama, ei ole tavaline informaator. Ta on keegi, kes teab rohkem. Keegi, kes nägi rohkem. Keegi, kes oli seal, kus otsuseid tehti. Ta istub kapo ülekuulamisruumis, käed laual, pilk maas. Ametnik küsib, mida te täpselt tegite? Ja ta vastab, ma olin sees. Ma olin nende juures, kui nad plaanisid, kuidas Eestit kontrollida ka pärast iseseisvumist. Ma kuulsin nimesid. Ma nägin dokumente. Ma tean, kes olid tõelised mängijad. Ametnik peatub. Diktofon salvestab. Ja siis tuleb küsimus, mis muudab kõike, kas te olete valmis neid nimesid ütlema? Vaikus. Pikk, raske vaikus. Ja siis vastus, jah. Aga ainult siis, kui te lubate, et mind kaitstakse. Mitte ainult minu nime. Vaid mind ennast. Sest kui need nimed tulevad välja, siis ma olen surnud inimene. See ei ole draama. See ei ole liialdus. See on reaalsus. Sest ka mäng ei lõppenud 1991. aastal, kui Nõukogude Liit lagunes. Muutis lihtsalt nime. Sai FSB-ks. Ja need inimesed, kes töötasid ka heaks Eestis, ei kadunud. Mõned neist jäid Eestisse. Mõned neist läksid Venemaale. Aga kõik nad teadsid üksteist. Kõik nad teadsid saladusi. Ja kõik nad teadsid, et saladused on relvad. Relvad, mida saab kasutada. Relvad, mida saab müüa. Relvad, mida saab kasutada šantaažiks. Seepärast see inimene, kes istub kapo ruumis, kardab. Kardab mitte Eesti seadust, vaid Venemaa kätt. Kätt, mis ulatub üle piiri. Kätt, mis ei unusta. Kätt, mis tasub kätte. Kapo teeb otsuse. Nad võtavad selle inimese kaitse alla. Mitte ainult tema nime salastamine, vaid füüsiline kaitse. Uus identiteet. Uus aadress. Uus elu. Ja vastutasuks informatsioon. Informatsioon, mis avab ukse, mida keegi ei teadnud olevat olemas. Informatsioon, mis räägib operatsioonist, mida ei ole üheski avalikus dokumendis. Operatsioon kandis nime järjepidevus. Mitte öökull, mis üritas infiltreerida iseseisvumisliikumist. Vaid et järjepidevus, mis planeeris, kuidas hoida kontrolli ka pärast Eesti iseseisvumist. Kuidas rajada võrgustik, mis jääb ellu ka siis, kui Nõukogude Liit on surnud. Võrgustik, mis koosneb mitte agentidest, vaid mõjuisikutest. Inimestest, kes ei anna infot, vaid kes teevad otsuseid. Otsuseid, mis teenivad Venemaa huve, isegi kui nad ise ei tea, et nad seda teevad. Kuidas see töötab? Lihtne. Te ei ütle inimesele, tööta meie heaks. Te ütlete, me aitame sind. Me anname sulle ärivõimalusi. Me tutvustame sind õigete inimestega. Me aitame sul saada rikkaks, saada mõjukaks. Ja vastutasuks mitte midagi. Lihtsalt jäta meelde, kes sind aitas. Ja kui me kunagi küsime väikest teenet, siis sa tead, mida teha. See ei ole agentuur. See on mõjutamine. Ja see on palju võimsam kui agentuur. Sest agent võib rääkida. Aga inimene, kes on saanud rikkaks tänu sinu abile, ei räägi kunagi. Ta lihtsalt teeb, mida sa tahad. Sest ta teab, et kui ta ei tee, siis kõik, mida ta on saavutanud, võib kaduda. See inimene, kes istub kapo ruumis, räägib nimedest. Räägib ärimehest, kes sai 1993. aastal litsentsi Venemaa gaasi importimiseks Eestisse. Räägib poliitikust, kes sai 1994. aastal Moskva tuge oma valimiskampaanias. Räägib ajakirjanikust, kes sai 1995. aastal eksklusiivse intervjuu Boriss Jeltsini lähedase nõunikuga. Väikesed asjad.
Väikesed teened. Aga need väikesed teened loovad võlga. Ja võlg on ahel. Ahel, mis seob sind. Ahel, mis teeb sind sõltuvaks. Ahel, mis muudab sind instrumendiks. Kapo ametnikud kuulavad. Nad kirjutavad. Nad salvestavad. Ja siis nad küsivad, kas teil on tõendeid? Ja vastus on ei. Mitte dokumente. Aga ma olin seal. Ma nägin. Ma kuulsin. See on probleem. Sest ilma tõenditeta ei ole süüdistust. Ilma süüdistuseta ei ole kohut. Ilma kohtuta ei ole õiglust. Ainult teadmine. Teadmine, et keegi, kes täna seisab Eesti poliitika tipus või äri tipus või meedia tipus, võib kuuluda kellelegi teisele. Võib kuuluda kellelegi, kes ei ela Tallinnas, vaid Moskvas. Aga seda ei saa tõestada. Seega see jääb saladuseks. Saladuseks, mis on lukustatud kapo arhiivis. Saladuseks, mis on salastatud igaveseks. Aga miks? Miks kapo ei avalikusta seda? Miks nad ei ütle Eesti rahvale, vaadake, siin on nimed. Siin on inimesed, kes võivad olla Venemaa mõju all. Vastus on lihtne, sest nad ei saa tõestada. Ja kui nad ei saa tõestada, siis avalikustamine oleks laimamine. Oleks kohtuasi. Oleks kaos. Ja veel hullem, see oleks hoiatus. Hoiatus neile, kes tõesti töötavad Venemaa heaks. Hoiatus, et kapo teab. Ja kui nad teavad, et kapo teab, siis nad muudavad taktikat. Muutuvad nähtamatuks. Ja siis kapo kaotab kontrolli. Seepärast vaikimine. Seepärast salastamine. Mitte et kaitsta neid, vaid et jälgida neid. Hoida neid silma all. Teada, mida nad teevad. Ja sekkuda ainult siis, kui see on absoluutselt vajalik. See on luureloogika. Aga kas see on demokraatia loogika? Kas demokraatlikus riigis võib valitsus teada asju, mida rahvas ei tea? Võib hoida saladusi, mis puudutavad neid, kes juhivad riiki? Enn Tarto ütles, ei. Demokraatias peab kõik olema läbipaistev. Kõik peab olema avalik. Muidu see ei ole demokraatia, vaid oligarhia. Oligarhia, kus väike grupp inimesi teab tõde ja ülejäänud elavad vales. Aga kapo ütleb, jah. Sest demokraatia ei tähenda naivust. Demokraatia peab end kaitsma. Ja kaitse tähendab saladusi. Tähendab, et mõned asjad peavad jääma varju, et valgus saaks püsida. Kes on õigus? Mõlemad. Ja kumbki. Sest see on paradoks, millel ei ole lahendust. Aga on veel üks kiht. Kiht, mis on isegi sügavam. Kiht, mis puudutab mitte ainult neid 1153, vaid kõiki meid. Sest ka pärand ei ole ainult nimed paberil. Ka pärand on hirm. Hirm, et keegi jälgib. Hirm, et keegi kuulab. Hirm, et keegi teab. See hirm ei kadunud 1991. aastal. See hirm jäi. Jäi inimeste südametesse. Jäi inimeste mõtetesse. Ja see hirm mõjutab meid tänaseni. Mõjutab seda, mida me ütleme. Mida me ei ütle. Keda me usaldame? Keda me ei usalda? Üks endine dissident, kes elas 1980-ndatel Tallinnas, räägib, ma ei rääkinud oma sõpradega poliitikast. Mitte sellepärast, et ma ei usaldanud neid, vaid sellepärast, et ma ei teadnud, kas neid kuulatakse. Kas nende korteris on pealt kuulamisseade? Kas nende telefon on peal? Kas keegi nende lähedastest on informaator? Seega ma vaiksin. Ja nad vaikisid. Ja me kõik vaikisime. Ja see vaikimine sai normaalsuseks. See vaikimine ei kadunud ka pärast iseseisvumist. Sest need inimesed, kes võisid olla informaatorid, ei kadunud. Nad on ikka siin. Nad elavad ikka meie seas. Ja me ei tea, kes nad on, seega me vaikime ikka. Mitte nii palju kui varem, aga ikka. Ikka on teemasid, millest me ei räägi. Ikka on küsimusi, mida me ei küsi. Sest me kardame. Kardame, et vastus võib olla liiga valus. See on ka suurim võit. Mitte see, et nad said infot. Mitte see, et nad said agente. Vaid see, et nad said meid kartma. Kartma üksteist. Kartma tõde. Ja see hirm elab edasi.
Elab edasi iga kord, kui me mõtleme, kas ma peaksin seda ütlema. Kas ma peaksin seda küsima? Ja iga kord, kui me otsustame mitte öelda, mitte küsida, siis KP võidab uuesti. Isegi kui KP on surnud. Isegi kui need, kes töötasid KP heaks, on vanad või surnud. Hirm elab edasi. Ja hirm on tugevam kui ükski agent. Aga kuidas sellest hirmust vabaneda? Kuidas murda see ahel, mis seob meid minevikuga? Enn Tarto ütles, tõde. Ainult tõde vabastab. Kui me teame, kes olid need, kes meid reetsid, siis me saame andestada. Või mitte andestada. Aga me saame edasi liikuda. Aga kui me ei tea, siis me jääme kinni. Jääme kinni kahtlusesse. Jääme kinni hirmu. Aga Eesti riik valis teise tee. Valis unustamise. Valis edasi liikumise ilma tagasi vaatamata. Valis tulevikku ilma minevikku lahendamata. Kas see töötab? Osaliselt. Eesti on täna edukas riik. Eesti on täna vaba riik. Aga Eesti on ka lõhestunud riik. Lõhestunud nende vahel, kes tahavad tõde, ja nende vahel, kes tahavad rahu. Lõhestunud nende vahel, kes usuvad, et minevik peab olema avalik, ja nende vahel, kes usuvad, et minevik peab olema maetud. Ja see lõhestumine süveneb. Sest iga aastaga, kui need 1153 nime jäävad saladuseks, kasvab kahtlus. Kahtlus, et seal on keegi, kes ei peaks olema seal, kus ta on keegi, kes ei peaks omama võimu, mida ta omab. Keegi, kes ei peaks usaldust, mida ta saab. Ja see kahtlus mürgitab. Mürgitab poliitikat. Mürgitab äri. Mürgitab meedia. Mürgitab ühiskonda. Sest kui me ei tea, keda usaldada, siis me ei usalda kedagi. Ja ühiskond, kus keegi ei usalda kedagi, ei ole ühiskond. See on kogum üksikuid, kes elavad kõrvuti, aga mitte koos. Aga lugu ei lõpe pessimismiga. Sest on ka teine pool. Pool, millest vähem räägitakse. Pool, mis näitab, et vaatamata kõigele, vaatamata saladusele, vaatamata hirmule, Eesti on elanud üle. On elanud üle ja on liikunud edasi. 1999. aastal astus Eesti NATO-sse. 2004. aastal astus Eesti Euroopa Liitu. Need ei ole väikesed saavutused. Need on tohutud saavutused. Saavutused, mis olid võimatud, kui Eesti oleks olnud tõesti Venemaa kontrolli all. Saavutused, mis tõestavad, et vaatamata ka pärandile, vaatamata võimalikele mõjuagentidele, Eesti tegi õiged valikud. Tegi valikud, mis viisid vabaduse, turvalisuse, heaolu poole. Kuidas see on võimalik? Kuidas riik, kus võib olla kümneid või sadu inimesi, kes on seotud Venemaaga, suutis teha otsuseid, mis on Venemaa huvide vastased? Vastus on, sest enamik neist 1153-st ei ole mõjuagendid. Enamik neist on lihtsalt inimesed, kes tegid vigu. Kes olid nõrgad. Kes kartsid. Kes andsid mingit infot, mis ei olnud oluline. Kes said mingit kasu, mis ei olnud suur. Ja kes nüüd lihtsalt tahavad elada rahulikult. Nad ei tööta Venemaa heaks. Nad ei mõjuta Eesti poliitikat. Nad lihtsalt elavad. Ja nende nimed on sellel nimekirjal mitte sellepärast, et nad on ohtlikud, vaid sellepärast, et nad olid kunagi nõrgad. Aga see ei tähenda, et kõik on süütud. See ei tähenda, et seal ei ole neid, kes tõesti töötavad Venemaa heaks. Kapo teab, et nad on olemas. Kapo jälgib neid. Ja Kapo sekkub, kui vaja. Aga Kapo ei avalikusta. Sest avalikustamine oleks nende kaotamine. Ja nende kaotamine oleks kontrolli kaotamine. Seega mäng jätkub. Vaikne mäng. Nähtamatu mäng. Mäng, millest Eesti rahvas ei tea. Aga mäng, mis hoiab Eestit turvalisena. Kas see on õige? Kas demokraatias võib olla salaisi mänge? Kas rahvas võib olla pimeduses, kui valitsus teab? See on küsimus, millele igaüks meist peab ise vastama. Aga faktid on faktid. Eesti on täna vaba. Eesti on täna turvaline. Eesti on täna edukas. Ja see on saavutatud vaatamata ka pärandile. Või võib-olla just tänu sellele, kuidas Eesti selle pärandiga tegeles. Mitte avalikustades kõike. Mitte karistades kõiki. Vaid valides, keda kaitsta ja keda jälgida. Valides pragmaatika üle ideoloogia. Valides tuleviku üle mineviku.
Aga see ei tähenda, et küsimused kaovad. Küsimused jäävad. Kes olid need 1153? Miks nende nimed on ikka saladus? Kas seal on keegi, kes on täna võimul? Kas seal on keegi, kes mõjutab meie elu? Me ei tea. Ja me ei saa teada. Sest seadus keelab. Ja seadus ei muutu. Sest need, kes peaksid seda muutma, on need, kes võivad olla sellel nimekirjal. Või kes tunnevad kedagi, kes on sellel nimekirjal. Või kes lihtsalt usuvad, et minevik peab jääma minevikku. Ja seega ring sulgub. Ring, millel ei ole väljapääsu. Ring, mis kestab igavesti. Või vähemalt seni, kuni kõik, kes on sellel nimekirjal, on surnud. Ja siis, võib-olla, me saame teada. Aga kas me tahame siis veel teada? Kas see on siis veel oluline? Või on see siis lihtsalt ajalugu, külm, kauge, tähendusetu? Vaadake inimest, kes seisab peegli ees. Ta on 62 aastat vana, aga näeb välja 75-sena. Juuksed, mis olid 1980-ndatel mustad ja paksu, on nüüd hõredad ja hallid. Nägu, mis oli kunagi energiline ja terav, on nüüd vajunud, kortsuline, väsinud. Käed värisevad, kui ta võtab klaasi vett. Mitte alkoholi tõttu, ta ei joo, vaid lihtsalt seetõttu, et keha ei kuula enam. Keha, mis kandis kogu seda raskust. Kogu seda stressi. Kogu seda hirmu. See inimene on üks neist 1153-st. Ta tuli 1996. aastal kapo juurde. Tunnistas üles. Sai garantii. Ja nüüd, 20 aastat hiljem, ta elab. Elab vaikses korteris Tallinnas. Elab üksi. Elab hirmuga, et keegi saab kunagi teada. Aga hirm ei ole ainus, mis teda sööb. On ka süü. Süü, mis ei kao kunagi. Süü, mis ärkab iga hommik koos temaga. Süü, mis sosistab, sa reetsid. Sa andsid nimesid. Sa hävitasid elusid. Ta ei andnud palju. Võib-olla 5 nime. Võib-olla 10. Ta ei mäleta täpselt. Kõb ütles, lihtsalt räägi meile, kes käib sinu juures külas. Kes räägib poliitikast. Kes kritiseerib süsteemi. Ja ta rääkis. Mitte sellepärast, et ta tahtis. Vaid sellepärast, et nad ähvardasid. Ähvardasid, et tema laps ei saa ülikooli. Ähvardasid, et tema naine kaotab töö. Ähvardasid, et tema enda karjäär on läbi. Ja ta kartis. Kartis rohkem, kui ta vihkas. Seega ta rääkis. Üks neist nimedest oli tema naaber. Mees, kes elas 1 korruse võrra kõrgemal. Mees, kes jagas talle vahel leiba, kui poodides ei olnud. Mees, kes rääkis vahel, kuidas Eesti peaks olema vaba. Lihtsad sõnad. Süütud sõnad. Aga ta andis need sõnad edasi. Ja 6 kuud hiljem see naaber kadus. Kadus 9 aastaks. Tuli tagasi vaiksena, kõhnuna, katkisena. Ei rääkinud enam kunagi poliitikast. Ei rääkinud enam üldse. Ja siis, 5 aastat hiljem, suri. Suri südamerabandusest. Aga see inimene, kes seisab peegli ees, teab, see ei olnud südamerabandus. See oli vangla. Vangla, mis murdis ta südame. Ja tema, see inimene peegli ees, on see, kes saatis ta sinna. Kas ta võib sellest rääkida? Ei. Sest tema nimi on salastatud. Tema minevik on kaitstud. Aga kaitse ei tähenda vabadust. Kaitse tähendab vanglat. Vanglat, mis ei ole tehtud seintega, vaid vaikimisega. Ta ei saa rääkida oma lastele. Ei saa rääkida oma sõpradele. Ei saa rääkida kellelegi. Sest kui ta räägib, siis tema nimi tuleb välja. Ja kui tema nimi tuleb välja, siis tema elu on läbi. Seega ta vaikib. Vaikib ja vaatab peeglit. Ja peegelis vaatab vastu inimene, keda ta ei tunne enam ära. Inimene, kes on vana enne aega. Inimene, kes on surnud seestpoolt, kuigi keha elab veel. Aga ta ei ole ainus. On teisi. Teisi, kes kannavad sama koormust. Teisi, kes elavad sama vaikimisega. Üks neist on naine, kes töötas 1980-ndate lõpus Kultuuriministeeriumis. Ta andis Käbele infot selle kohta, kes kandideerib välismaale reisimiseks. Kes tahab minna konverentsile Soome? Kes tahab minna näitusele Rootsi?
Lihtne info. Administratiivne info. Aga see info otsustas, kes saab minna ja kes mitte. Ja need, kes ei saanud minna, kaotasid võimalusi. Kaotasid kontakte. Kaotasid karjääre. Ja ta teadis seda. Teadis, aga tegi ikkagi. Sest KB maksis. Maksis mitte palju, aga maksis. Ja raha oli vaja. Alati oli vaja. Nüüd ta on 72-aastane. Elab pensionilt. Väike pension, sest ta töötas ainult 25 aastat enne pensionile jäämist. Elab väikeses korteris. Elab üksi. Lapsed on lahkunud. Üks elab Soomes, teine Kanadas. Nad ei tea. Ei tea kunagi. Sest kui nad teaksid, kas nad mõistaksid? Kas nad andestaksid? Ta ei tea. Ja ta ei taha teada. Seega ta vaikib. Vaikib ja ootab surma. Ootab, et see koormus lõpuks kaoks. Aga koormus ei kao. Koormus muutub raskemaks iga aastaga. Sest iga aastaga ta mõtleb rohkem. Mõtleb nendele, kelle elusid ta mõjutas. Mõtleb nendele, kes ei saanud minna. Kes ei saanud näha. Kes jäid kinni. Ja ta küsib endalt, kas see oli seda väärt? Kas see väike raha, mida KB maksis, oli väärt seda, et hävitada kellegi unistused? Aga on ka teisi. Neid, kes ei kanna süüd. Neid, kes usuvad, et nad tegid õigesti. Üks neist on mees, kes töötas 1980-ndatel ülikoolis. Ta andis KB-le infot üliõpilaste kohta. Kes loeb keelatud raamatuid. Kes kuulab läände raadiot. Kes räägib dissidentlikke mõtteid. Ja ta uskus, tõeliselt uskus, et ta teeb õigesti. Sest ta uskus Nõukogude süsteemi. Uskus, et Nõukogude Liit on tulevik. Uskus, et need, kes kritiseerivad, on vaenlased. Vaenlased, kes tahavad hävitada kõike head, mida Nõukogude võim on andnud. Nüüd ta on 75 aastat vana. Elab endiselt Tallinnas. Elab endiselt oma veendumustega. Ta ei kahetse. Ei kahetse ühtegi nime, mida ta andis. Ei kahetse ühtegi elu, mida ta mõjutas. Sest tema jaoks see ei olnud reetmine. See oli kohustus. Kohustus kaitsta riiki. Kohustus kaitsta süsteemi. Ja kui süsteem lagunes, siis see ei olnud tema süü. See oli nende süü, kes reetsid. Nende süü, kes tahtsid kapitalismi. Nende süü, kes hävitasid Nõukogude Liidu. Kas teda saab mõista? Kas teda saab andestada? See on keeruline küsimus. Sest tema jaoks ei ole midagi andestada. Tema jaoks ta ei teinud midagi valet. Ja see teeb ta veel ohtlikumaks. Sest inimene, kes kahetseb, võib muutuda. Aga inimene, kes ei kahetse, jääb samaks. Jääb samaks oma veendumustega. Jääb samaks oma lojaalsusega. Ja kui Venemaa kunagi kutsub, kas ta vastab? Kas ta ütleb jah? Me ei tea. Aga kapo teab. Kapo jälgib. Jälgib teda ja teisi nagu tema. Jälgib vaikselt, nähtamatult. Ja sekkub ainult siis, kui vaja. Aga kui palju neid on? Kui palju neist 1153 on sellised? Sellised, kes ei kahetse. Sellised, kes usuvad endiselt. Sellised, kes võivad olla ohtlikud. Kapo ei ütle. Aga hinnangud on hinnangud ütlevad, võib-olla 10%. Võib-olla 120 inimest. 120 inimest, kes võivad olla Venemaa mõju all. Kes võivad olla valmis töötama Venemaa heaks. Kes võivad olla magavad agendid, kes ootavad käsku. Kas see on palju või vähe? Sõltub perspektiivist. 120 inimest Eestis, kus elab 1 300 000, on vähe. Aga kui need 120 on õigetes kohtades, valitsuses, parlamendis, äris, meedias, siis nad võivad teha palju kahju. Võivad mõjutada otsuseid. Võivad blokeerida seadusi. Võivad levitada desinformatsiooni. Võivad õõnestada usaldust. Ja kõike seda vaikselt, nähtamatult, nii et keegi ei tea. Aga on veel üks kiht. Kiht, mis on kõige tumedam. Kiht, mis puudutab mitte neid, kes töötasid ka või heaks, vaid neid, kes kaitsevad neid täna. Sest keegi peab neid kaitsma. Keegi peab hoidma seda seadust, mis ütleb, et nende nimed jäävad saladuseks.
Keegi peab hääletama Riigikogus iga kord, kui Enn Tarto või keegi teine esitab eelnõu nende avalikustamiseks. Ja see keegi on meie valitud esindajad. Meie poliitikud. Meie juhid. Miks nad seda teevad? Ametlik selgitus on alati sama, me kaitseme riigi julgeolekut. Me kaitseme ühiskondlikku rahu. Me ei taha nõiajahti. Aga kas see on tõde? Või on seal veel midagi? 1999. aastal, kui Enn Tarto esitas oma esimese eelnõu, toimus Riigikogus suletud istung. Istung, kust ajakirjanikud välja saadeti. Istung, kus räägiti asjadest, mida ei tohtinud avalikustada. Üks selle istungi osaleja, kes soovis jääda anonüümseks, räägib täna, seal öeldi meile, kui me avalikustame need nimed, siis Venemaa kasutab seda. Kasutab seda, et näidata, et Eesti eliit on nende kätes. Kasutab seda, et õõnestada usaldust meie valitsuse vastu. Kasutab seda, et tekitada kaost. Aga see ei ole kogu tõde. Sest sama inimene ütleb edasi, aga seal öeldi ka teist. Öeldi, et kui me avalikustame, siis tuleb välja, et mõned meist siin selles saalis on sellel nimekirjal. Mitte palju, aga mõned. Ja kui nende nimed tulevad välja, siis kogu parlament kaotab legitiimsuse. Rahvas ei usalda enam kedagi. Ja siis me ei saa enam juhtida riiki. See on tõeline põhjus. Mitte riigi julgeolek. Mitte ühiskondlik rahu. Vaid enesekaitseinstinkt. Instinkt kaitsta iseennast. Kaitsta oma võimu. Kaitsta oma positsiooni. Kas see on tõsi? Kas Riigikogus on inimesi, kes on selles salajases nimekirjas? Me ei tea. Aga vihjed on 1999. aastal ilmus ajalehes artikkel, kus väideti, et üks Riigikogu liige on endine KGB informaator. Nimi ei avalikustatud. Tõendeid ei esitatud. Aga see liige astus tagasi 2 nädalat hiljem. Ametlik põhjus oli terviseprobleemid. Aga kuulujutud rääkisid teist. Rääkisid, et talle näidati dokumente. Dokumente, mis tõestasid tema koostööd. Ja talle öeldi, kas sa astud tagasi vaikselt või me avalikustame. Ja ta valis vaikse tagasiastumise. Kas see on tõsi? Me ei tea. Aga see näitab, kuidas süsteem töötab. Süsteem, kus saladused on relvad. Relvad, mida kasutatakse mitte avalikult, vaid vaikselt. Relvad, mis sunnivad inimesi tegema valikuid. Valikuid, mida nad ei tahaks teha. Valikuid, mis teenivad mitte nende huve, vaid kellegi teise huve. Ja see on tõeline oht, mitte see, et keegi on sellel nimekirjal. Vaid see, et keegi teab, kes on sellel nimekirjal. Ja kasutab seda teadmist võimuna. Aga kes on see keegi? Kes on see, kes teab? Kapo. Kapo teab kõiki nimesid. Kapo teab kõiki saladusi. Ja kapo kasutab neid. Kasutab mitte avalikult, vaid vaikselt. Kasutab, et kaitsta riiki. Aga kes kaitseb meid kapo eest? Kes kontrollib, et kapo ei kasuta oma võimu valesti? Ametlikult on see Riigikogu. Riigikogu komisjon, mis jälgib kapo tegevust. Aga see komisjon koosneb poliitikutest. Poliitikutest, kes võivad olla ise sellel nimekirjal. Või kes tunnevad kedagi, kes on sellel nimekirjal. Seega ring sulgub jälle. Ring, kus kõik teavad kõike, aga keegi ei ütle midagi. Üks endine kapo ametnik, kes lahkus teenistusest 2010 aastal, räägib, süsteem on üles ehitatud nii, et see kaitseb iseennast. Kapo kaitseb neid, kes on nimekirjal, sest kapo vajab neid. Vajab neid allikatena. Vajab neid informaatoritena. Vajab neid mõjuagentidena. Ja poliitikud kaitsevad kapod, sest poliitikud kardavad kapod, kardavad, et kapo teab nende saladusi. Seega kõik kaitsevad kõiki. Ja keegi ei kaitse tõde. Kas see on tõsi? Kas Eesti on muutunud riigiks, kus saladused valitsevad? Riigiks, kus väike grupp inimesi teab kõike ja ülejäänud ei tea midagi. See on küsimus, mis kummitab. Küsimus, millele ei ole lihtsat vastust. Sest ühelt poolt Eesti on demokraatlik riik. Eestis on vabad valimised. Eestis on vaba meedia. Eestis on õigusriik. Aga teiselt poolt Eestis on ka saladused. Saladused, mis on kaitstud seadusega. Saladused, mis ei tule kunagi välja.
Ja need saladused loovad varju. Varju, kus võib toimuda midagi, mida me ei tea. Aga võib-olla see on hind. Hind, mida me peame maksma, et elada vabas riigis. Hind, mida me peame maksma, et olla turvalised. Sest kui kõik oleks avalik, kui kõik oleks läbipaistev, siis Venemaa teaks kõike. Teaks, kes töötab kapo heaks. Teaks, kes on topeltagent. Teaks, kuidas Eesti luure töötab. Ja siis Eesti oleks kaitsmatu. Seega saladused on vajalikud. Aga kui palju saladusi on liiga palju? Kus on piir läbipaistvuse ja turvalisuse vahel? See on küsimus, millele iga ühiskond peab ise vastama. Enn Tarto vastas, piir on seal, kus saladused hakkavad kaitsma mitte riiki, vaid neid, kes on võimul. Piir on seal, kus saladused muutuvad relvadeks, mida kasutatakse mitte vaenlase vastu, vaid oma rahva vastu. Aga Eesti riik vastas teisiti. Vastas, piir on seal, kus avalikustamine hakkab kahjustama rohkem kui salastamine. Piir on seal, kus tõde muutub ohtlikumaks kui vaikimine. Kes on õigus? Mõlemad. Ja kumbki. Sest see on paradoks, millel ei ole lahendust. Paradoks, millega me peame elama. Paradoks, mis määratleb meid kui rahvast. Aga lõpuks on veel üks küsimus. Küsimus, mis on kõige olulisem. Küsimus, mis puudutab mitte minevikku, vaid tulevikku. Mis saab siis, kui need 1153 inimest on surnud? Mis saab siis, kui kõik, kes on sellel nimekirjal, on läinud? Kas siis nimed avalikustatakse? Kas siis me saame teada? Seadus ei ütle. Seadus ütleb ainult, et nimed on riigisaladus. Igaveseks. Aga igavestid ei saa kesta igavesti. Sest ühel hetkel ei ole enam kedagi kaitsta. Ei ole enam kedagi, kelle elu võiks avalikustamine hävitada. Ja siis, kas siis tõde tuleb välja? Võib-olla. Aga võib-olla mitte. Sest selleks ajaks võivad need dokumendid olla hävitatud. Võivad olla kadunud. Võivad olla juhuslikult põlenud mingis arhiivi tulekahjus. Või võivad olla lihtsalt unustatud. Unustatud keldrisse, kus keegi ei otsi. Unustatud ajalukku, mida keegi ei ava. Ja siis me ei saa kunagi teada. Ei saa kunagi teada, kes olid need 1153. Ei saa kunagi teada, kas meie kahtlused olid õiged või valed. Ei saa kunagi teada, kas Eesti eliit oli tõesti puhas või mitte. Ja võib-olla see on parim. Võib-olla on parem mitte teada. Parem elada kahtlusega kui kindlusega, mis võib olla valus. Parem uskuda, et meie kangelased olid kangelased, kui teada, et mõned neist olid ka midagi muud. Parem uskuda, et Eesti iseseisvumine oli puhas võit, kui teada, et seal oli ka kompromisse, ka tehinguid, ka varjukülgi. Sest ajalugu ei ole mustvalge. Ajalugu on hall. Hall nagu suits, mis tõusis Pagari tänava korstnast 1990. aastal. Hall nagu tuhk, mis jäi järele, kui ka põletas oma dokumendid. Hall nagu tõde, mida me ei saa kunagi täielikult teada. Aga üks asi on kindel. Need 1153 inimest said midagi, mida Enn Tarto ei saanud kunagi. Nad said rahu. Rahu, et nende minevik jääb saladuseks. Rahu, et nende lapsed ei pea kandma nende süüd. Rahu, et nad võivad elada vabas Eestis ilma hirmuta. Aga kas see rahu oli õiglane? Kas see rahu oli teenitud? Või oli see lihtsalt diil? Diil, mille Eesti riik tegi, et liikuda edasi. Diil, mille hind oli tõde. Tõde, mida me ei saa kunagi teada. Tõde, mis jääb igaveseks varju. Varju, kus elavad need 1153 nime. Nime, mis on meie seas. Nime, mida me ei tunne. Nime, mis kummitavad meid iga kord, kui me küsime, kes? Kes olid nad? Ja miks me ei tohi seda teada? Kujutage ette ruumi, kus valgus ei jõua. Ruumi, mis asub kusagil kapo peamaja sügavuses, kus arhiivikarbid ulatuvad põrandast lakke. Iga karbi küljes on number. Iga number on saladus. Ja ühes neist karpidest, kuskil selle labürindi sügavuses, on toimik, mida pole kunagi avatud. Toimik, mille kaanel seisab operatsioon Peegel. Mitte öökull, mis üritas infiltreerida iseseisvumisliikumist. Mitte järjepidevus, mis planeeris kontrolli säilitamist pärast Nõukogude Liidu lagunemist.
vaid Peegel operatsioon, mis algas juba 1970-ndatel ja mille eesmärk oli midagi palju sügavamat. Eesmärk oli luua süsteem, kus iga Eesti elanik jälgib iseennast. Kus hirm ei tule väljastpoolt, vaid seestpoolt. Kus sa ei tea, kas su naaber on informaator või kas sina ise oled muutunud kellelegi, kes räägib liiga palju. Peegel ei olnud lihtsalt agentuuri võrgustik. See oli psühholoogiline relv. Relv, mis pidi muutma terve rahva paranoidseteks. Ja see toimis. Toimis nii hästi, et isegi täna, 30 aastat pärast Nõukogude Liidu lagunemist, me ei usalda täielikult üksteist. Me ei räägi kõike. Me ei küsi kõike. Sest Peegel ei ole surnud. See elab edasi meie peas. Aga miks see toimik on suletud? Miks kapo ei ole seda kunagi avanud? Üks endine arhivaar, kes töötas kapos 1990-ndatel, räägib täna anonüümselt. Ma nägin seda toimikut üks kord. Ainult üks kord. Ja see, mis seal oli, pani mu käed värisema. Seal ei olnud ainult nimesid. Seal olid graafikud. Graafikud, mis näitasid, kuidas iga Eesti linn, iga küla, iga maja oli kaetud informaatoritega. Mitte sadadega. Tuhandetega. Inimesed, kes ei teadnud isegi, et nad töötavad ka heaks. Inimesed, kes arvasid, et nad lihtsalt räägivad sõbraga. Aga see sõber kirjutas kõik üles. Ja andis edasi. Ja nii see võrgustik kasvas. Kasvas nii suureks, et lõpuks ei olnud enam vahet, kes on agent ja kes mitte. Kõik olid osa süsteemist. Kõik olid Peegel. Kas see on võimalik? Kas KB võis tõesti luua süsteemi, kus iga kolmas või neljas inimene oli mingil moel seotud? Ajaloolased ütlevad, jah. Ida-Saksamaal, kus Stasi töötas sarnase mudeliga, oli iga 6. täiskasvanu seotud julgeolekuteenistusega. Mitte kõik ei olnud agendid. Aga kõik olid osa võrgustikust. Ja Eestis? Eestis me ei tea. Sest Peegel toimik on suletud. Ja see jääb suletuks. Sest kui see avataks, siis tuleks välja, et peaaegu igaüks meist on kellegi järeltulija, kes oli osa sellest süsteemist. Ja siis me ei saaks enam süüdistada neid. Sest nad oleme meie kõik. Aga on keegi, kes teab rohkem. Keegi, kes oli seal, kuid Peegel loodi. Keegi, kes töötas ka keskuses Moskvas 1970-ndatel ja kes planeeris seda operatsiooni. See inimene elab täna Venemaal. Elab vaikselt pensionärina väikeses linnas Volga ääres. Tema nimi on Gennadi Sokolov. Endine kappkolonel. Mees, kes ei ole kunagi andnud intervjuud. Mees, kes on keeldunud rääkimast oma minevikust. Aga 2016. aastal, kui üks Vene ajakirjanik leidis ta üles ja pakkus raha, ta nõustus. Nõustus rääkima. Ja see, mida ta rääkis, on salvestatud. Salvestatud, aga mitte kunagi avaldatud. Sest Vene võimud konfiskeerisid lindistuse. Aga ajakirjanik mäletab. Mäletab, kuidas Sokolov ütles, Eesti oli meie katsepolügoon. Me tahtsime teada, kui sügavale me saame minna. Kui palju me saame kontrollida? Ja vastus oli, lõputult. Me saame kontrollida kõike. Kõiki. Kui sa tead, kuidas hirmu kasutada. Sokolov rääkis, kuidas Peegel töötas. Kuidas ka ei värvanud inimesi otseselt. Vaid lõi olukordi, kus inimesed pidid valima. Valima oma turvalisuse ja kellegi teise vahel. Valima oma karjääri ja oma südametunnistuse vahel. Ja enamik valis turvalisuse. Valis karjääri. Sest see on inimlik. Ja mõistis seda. Mõistis, et sa ei pea inimesi murdma. Sa pead ainult panema nad valima. Ja nad valivad alati iseennast. Alati. Aga Sokolov rääkis ka midagi muud. Midagi, mis on veel hirmsam. Ta rääkis, et Peegel ei lõppenud 1991. aastal, kui Nõukogude Liit lagunes. Ta rääkis, et see jätkus. Jätkus teise nimega. Teise struktuuriga. Aga sama eesmärgiga. Me ei kaotanud Eestit, ütles Sokolov. Me lihtsalt muutsime taktikat. Nüüd me ei kasuta hirmu. Me kasutame raha. Me kasutame mõjuvõimu. Me kasutame ärivõimalusi. Ja see töötab isegi paremini.
Sest inimesed, kes töötavad raha pärast, ei kahetse kunagi. Nad lihtsalt õigustavad. Ütlevad, see on äri. Ainult äri. Kas Sokolov ütles tõtt? Või üritas ta lihtsalt õigustada oma minevikku? Me ei tea. Aga tema sõnad kõlavad tõesena. Kõlavad tõesena, sest me näeme seda iga päev. Näeme, kuidas Vene kapital voolab Eestisse. Kuidas Vene äriinimesed ostavad Eesti ettevõtteid. Kuidas Vene meedia mõjutab Eesti venekeelset elanikkonda. Ja me küsime, kas see on lihtsalt äri? Või on seal ka midagi muud? Midagi, mida me ei näe. Midagi, mis on peegelt uus nägu. Aga läheme tagasi nende juurde, kes on selles salajases nimekirjas. Nende 1153 juurde. Sest nende lugu ei lõpe sellega, et nad tulid kapo juurde ja tunnistasid üles. Nende lugu jätkub. Jätkub iga päev, kui nad ärkavad ja vaatavad peeglit. Jätkub iga kord, kui nad näevad kedagi, keda nad kunagi reetsid. Jätkub iga kord, kui nad kuulevad Enn Tarto nime. Enn Tarto, kes suri 2017 aastal. Kes suri, võideldes lõpuni. Kes ei saanud kunagi vastust oma küsimusele, miks? Tarto matustel oli tuhandeid inimesi. Inimesi, kes austasid teda. Inimesi, kes tänasid teda. Inimesi, kes nutsid, sest Eesti oli kaotanud kangelase. Aga seal, selle tuhande seas, oli ka keegi, kes ei nutnud. Keegi, kes seisis tagapool, varjus ja vaatas. Vaatas ja mõtles, kas ta teadis. Kas ta teadis, et mina olen üks neist? See inimene on üks neist 1153-st. Inimene, kes andis 1980-ndatel KGB-le infot dissidentide kohta. Mitte Tarto kohta otseselt, Tarto oli juba vangis, aga teiste kohta. Nende kohta, kes jätkasid võitlust. Ja nüüd Tarto matustel see inimene seisab ja tunneb süüd. Süüd, mis on nii raske, et ta ei suuda hingata. Aga ta ei saa rääkida. Ei saa tulla välja ja öelda, andestage. Sest tema nimi on kaitstud. Tema minevik on salastatud. Ja kui ta räägib, siis ta kaotab kõik. Kaotab oma pere austuse. Kaotab oma sõprade usalduse. Kaotab oma elu, nagu ta seda tunneb. Seega ta vaikib. Vaikib ja kannab. Kannab seda koormust, mis muutub iga aastaga raskemaks. Sest iga aastaga ta mõistab rohkem. Mõistab, et see, mida ta tegi, ei olnud lihtsalt viga. See oli reetmine. Reetmine nende vastu, kes võitlesid tema vabaduse eest. Võitlesid, et tema saaks elada vabas Eestis. Ja ta reetis neid. Kas teda saab andestada? See on küsimus, millele ainult ohvrid saavad vastata. Aga ohvrid on surnud. Või vanad. Või väsinud. Väsinud võitlemast. Väsinud küsimast. Väsinud ootamast vastuseid, mis ei tule kunagi. Seega andestus jääb õhku. Jääb küsimuseks, millele ei ole vastust. Jääb haavaks, mis ei parane kunagi. Aga mis saab siis, kui viimane neist 1153-st sureb? Mis saab siis, kui ei ole enam kedagi kaitsta? Kas siis nimed avalikustatakse? Seadus ei ütle. Aga loogika ütleb, võib-olla. Võib-olla siis, kui kõik on läinud, kui ei ole enam kedagi, kelle elu võiks avalikustamine hävitada, siis kapo avab arhiivid. Avab ja ütleb, vaadake. Siin on need 1153 nime. Siin on tõde, mida te olete oodanud 30 aastat. Või 50 aastat. Või 100 aastat. Aga kas me tahame siis veel teada? Kas see on siis veel oluline? Või on see siis lihtsalt ajalugu, külm, kauge, tähendusetu? Üks ajaloolane ütleb, ajalugu ei ole kunagi tähendusetu. Ajalugu on see, mis määratleb meid. Mis ütleb meile, kes me oleme. Ja kui me ei tea oma ajalugu, siis me ei tea iseennast. Aga teine ajaloolane ütleb, ajalugu võib olla ka mürgine. Võib olla ka hävitav. Ja kui me kaevame liiga sügavale, siis me võime leida asju, mida me ei taha leida. Asju, mis lõhuvad meid. Asju, mis teevad meid nõrgemaks, mitte tugevamaks. Kes on õigus? Mõlemad. Ja kumbki. Sest tõde on keeruline. Tõde ei ole mustvalge. Tõde on hall. Hall nagu need dokumendid, mis lamavad kapo arhiivis.
Hall nagu tuhk, mis jäi järele, kui põletas oma saladused. Hall nagu tulevik, mida me ei näe. Aga üks asi on kindel. Need 1153 inimest said valida. Said valida tulla või mitte tulla. Said valida tunnistada või mitte tunnistada. Ja nad valisid. Valisid tulla. Valisid tunnistada. Ja vastutasuks said nad rahu. Rahu, et nende nimed jäävad saladuseks. Igaveseks. Aga kas see rahu oli õiglane? Kas see rahu oli teenitud? Või oli see lihtsalt diil? Diil, mille Eesti riik tegi, et liikuda edasi. Diil, mille hind oli tõde. Tõde, mida me ei saa kunagi teada. Täna, 30 aastat pärast seda, kui esimene neist 1153 astus kapo peamajja, Eesti on muutunud. Muutunud riigiks, mis on NATO liige. Euroopa Liidu liige. Digitaalne ühiskond, mida maailm imetleb. Riik, mis on vaba, turvaline, edukas. Aga varju all, selle edu varju all, elab endiselt küsimus, kes? Kes olid need 1153? Ja miks me ei tohi seda teada? Nende perekonnad elavad edasi. Nende lapsed, kes ei tea oma vanemate minevikku, elavad vabas Eestis. Mõned neist on poliitikud. Mõned on äriinimesed. Mõned on ajakirjanikud. Nad ei tea, et nende vanemad kandsid saladust. Saladust, mis on nüüd maetud kapo arhiivi. Maetud igaveseks. Või vähemalt seni, kuni keegi otsustab teisiti. Aga need, kes reetsid, need, kelle nimesid ei salastatud, sest nad ei tulnud vabatahtlikult, nende saatus oli teistsugune. Nende nimed avaldati Riigi Teatajas. Nende nimed said avalikuks. Ja nende elud muutusid. Mõned kaotasid töö. Mõned kaotasid sõbrad. Mõned kaotasid pere. Aga mõned jätkasid. Jätkasid elama, kandma häbi, kandma süüd. Ja täna, 30 aastat hiljem, enamik neist on surnud. Surnud vaikselt, unustatud, ilma et keegi mäletaks nende nimesid. Aga need 1153, nemad said elada vaikselt. Said elada ilma häbita. Said elada ilma süüta. Vähemalt avalikult. Sest nende nimed on kaitstud. Kaitstud seadusega. Kaitstud riigi poolt. Kaitstud igaveseks. Kas see oli õige? Kas Eesti riik tegi õige valiku? Üks endine dissident, kes istus koos Enn Tartoga vangis, ütleb täna, ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Osa minust ütleb, nad peaksid olema karistatud. Nende nimed peaksid olema avalikud. Nad peaksid kandma häbi, nagu meie kandsime valu. Aga teine osa minust ütleb, võib-olla Eesti riik tegi õigesti. Võib-olla me ei oleks suutnud edasi liikuda, kui me oleksime jäänud kinni minevikku. Võib-olla me vajasime seda diili, et saada riigiks, mis me täna oleme. Aga küsimus jääb. Küsimus, mis ei kao kunagi. Küsimus, mis kummitab meid iga kord, kui me mõtleme oma ajaloole. Kes olid need 1153? Kas seal oli keegi, keda me tunneme? Keegi, keda me austame? Keegi, keda me usaldame? Me ei tea. Ja me ei saa teada. Sest Eesti riik otsustas, et mõned tõed on liiga ohtlikud, et neid öelda. Liiga keerulised, et neid mõista. Liiga valusad, et neid taluda. Aga võib-olla ühel päeval, kui kõik, kes on sellel nimekirjal, on surnud, kui ei ole enam kedagi kaitsta, keegi avab selle arhiivikarbi. Avab ja ütleb, siin on tõde. Siin on see, mida te olete oodanud. Ja siis me teame. Teame, kas meie kahtlused olid õiged või valed. Teame, kas Eesti eliit oli tõesti puhas või mitte. Teame, kas meie ajalugu oli tõesti nii kangelaslik, nagu me tahame uskuda. Aga kuni selle ajani me elame küsimustega. Küsimustega, millele ei ole vastuseid. Küsimustega, mis määratlevad meid kui rahvast. Rahvast, kes kannab minevikku, aga vaatab tulevikku. Rahvast, kes teab, et tõde on kuskil seal, varjus, aga kes on valinud elada ilma selleta. Vähemalt praegu. Vähemalt veel. Sest lõpuks on ainult üks küsimus, mis loeb, kas me suudame elada vabalt, kui me ei tea täielikku tõde. Kas me suudame usaldada üksteist, kui me teame, et keegi meist võib olla keegi teine? Kas me suudame ehitada tulevikku, kui minevik on ikka veel lukus? Eesti on vastanud, jah. Jah, me suudame.
me oleme suutnud. Aga hind on olnud kõrge. Hind on olnud tõde. Tõde, mis jääb igaveseks varju. Varju, kus elavad need 1153 nime. Nime, mida me ei tunne. Nime, mis kummitavad meid. Nime, mis on meie seas. Ja võib-olla see ongi õiglus. Mitte see õiglus, mida Enn Tarto tahtis. Mitte see õiglus, kus kõik teavad kõike. Vaid see õiglus, kus me kõik kanname midagi. Kanname kahtlust. Kanname küsimusi. Kanname minevikku, mis ei kao kunagi. Ja võib-olla just see teeb meist eestlased. Rahvas, kes teab, et ajalugu ei ole lihtne. Rahvas, kes teab, et tõde ei ole alati võimalik. Rahvas, kes on valinud elada vaatamata sellele. Elada ja liikuda edasi. Edasi tulevikku, mis on parem kui minevik. Isegi kui me ei tea täpselt, mis see minevik oli. Aga küsimus jääb õhku. Jääb kõlama. Jääb ootama. Ootama päeva, mil keegi kusagil otsustab, et aeg on käes. Aeg öelda tõde. Kogu tõde. Ja mitte midagi peale tõe. Aga kas see päev tuleb kunagi? Või jääb see igaveseks unistuseks? Unistuseks, mida me kanname. Unistuseks, mis hoiab meid ärkvel. Unistuseks, mis meenutab meile, et vabadus ei ole kunagi täielik, kui tõde on ikka veel vangis.